tere õhtust, kallid saali jalgpalli armastajad. Pingid võivad sekkuda. Number 99, Germo Nava. Martin Heinaru, võistkonna kapten, oli palliga, mängib tagant läbi. Heinaru, löök, Kristo Päkko. Ui! See? Hea võimalus ja ongi värav! Jõgeva Wolfs, kes oleks võinud arvata, Jõgeva Wolfs lööb ära ja läheb võõrsil juhtima. Kes see lõi, vaatame kohe. Heinaru paneb palli mängu, lööb, Päkko! Wolfsi väravaht eriti ei vaeva pead lahti mänguga, üsna tihti mängib otse vertikaalselt ette. Ja nüüd milline viga ja värav! Täiesti tühjast kohast, vaatame, kes see värava lõi. Siit kohast lüüa. Tanel Oeselg peale ja ongi sees! Põmmaki! Otse peale ja ongi käes. Või sellelaadne tegevus. Rauno Kalt. Heinaru, Kalt ja nüüd võib ja olemas! Rauno Kalt lahendab ära kiire kontrarünnak ja ongi olemas. Tundub natuke vara hakata pika palli panema ja seis ka ei ole selline, mis seda nagu soodustaks ja Madis Rajendoo, üks löök, teine löök ja Mitrofanov saab lüüa ja ongi olemas, bam! Rasmus alles vajutab ja lülitage sisse ka teavitused, kui järgmine ülekanne peaks hakkama. Nüüd on Heinaru keskele ja siit riietusruumi Sander Kõva lahendab ära võrdlemisi pingevabalt ja hoiab pisut üle seda palli ja nüüd ja ongi olemas, võtab oma sõnu. Maksim Mitrofanov hoiab ja leiab head söötu ja uuesti Rasmus alles. Me läheme siit pausile ja näeme juba lühikese aja pärast taas. Algab teine poolaeg, esimesel poolajal jäid mainimata, mis numbrid seal kõlavad, see tähendab seda, et Pohjola tegelikult kodus valmistas need kombinatsioonid ette, löök, posti, Marju Kuumsi, reaalne võimalus. Samas nurgas on veel üks oma mänge ja pall jääbki kinni nagu meeste jalgade vahele. Lat ja nüüd saab kontrasse minna, Pohjola kontrollib ja ongi sees! Vaatame, kes seda värava lõi, aga nagu räägitakse, kui siin ei löö kellegi omadest näiteks löögiks, siin on väga hea, tegelikult väga hea lahendus, Rauno Kald mängib auti lahti, nurgalöök. Olemas, jep! Ja kes see lööb number 5, Jaan-Kristjan Kaalma. See oli... Heinaru võitleb ja läheb lihtsalt koos palliga läbi meeste ja nüüd on löögikoht. Ei saa, veel ja ongi värav. Sten-Mattias Oksaar lahendab selle momendi ära. Kesktsoonis ei võta seda otsust vastu, nüüd Heinaru paneb, Sander Kõva on põhimõtteliselt löögipositsioonis nüüd. See on viga, see on kindlalt viga. Boom! Ei jätnud mitte mingit varianti Sander Kõva Kristo Päkkole ja seis on seis, et siin vähemalt selle mängupildi pealt, mida me siin Rauno Kalt ja kohe teine järgi ei jõudnud ma oma lauset lõpetada ja Rauno Kalt paneb siis 9. ja nagu ma hakkasin rääkima, et
see seis kisub juba selliseks, et Wolfsi jaoks seda lihtne söödueksimus ja Sander Kõvaja saab uuesti proovida ja ongi veel üks 10-3, mis toimub, Wolfs? Mängitakse lahti, Golubev ja siit tuleb Rauno Kald vastu rünnakusse ja tühja, olemas number 20, number 2 ja ongi kõik. 11-3 võidab kodumeeskond Kohila ja ma tänan teid kõiki, kes täna minuga te veetsite mõned tunnid koos, vaadates